Issi, kas veidi pildistada? Mida? Veidi pildistada. Kuule. Ma ei saa nüüd aru, mis sa rääksid. Räägi öömini. Pildistatagi või? Ei, pildistaks küll, ma esitaks filmi praegu. Kuidas see maja enne välja nägi? See oli unikaalne maja. See oli Vene suurvürsti maja Narva Jeesus, mille Voldemar Päts ostis ära, tõi siia, ta oli palkmaja ja laiade puhast laudadega kokku löödud. Ja tegi tal täiskeldrid alle ja see oli nendel nagu suveresidents. Ja muidu Voldemar oli ka väga teenekas mees, ta oli Vabaduse aristi kavaler ja Kunstiinstituudi rektor oli ta. Ja see park oli muidugi Eestial üks kõige ilusamad roosiparkisi, kes oli siin pargikorraldaja, ta elas veel, tal oli 8 aastat, nüüd ta on surnud. Ja kui mina siia tulin, siis oli mets täis kasvanud. Siis Rein Ratta juhendamisele lõikame seda parki välja ja siin kasvab praegu 140 erinevat puuliiki. Ma leian, et see on mulle kõrgemalt poolt antud see töö teha ja minul ei ole muud kui täide viia ja kui ma seisin siin varevet ees, siis ma tundsin juba seda maja enda taga. Ja ma ütlen, et siin on niisugune energia selle koha peal seda tööd teha. Ma tavaliselt, vahest lähen kella 2 ajal, pool 3 ajal, minu töös läksin kella 2 ajal ära. Ma ei tunne mingit väsimust siin. Teil on jäänud muuseumi avamiseni vähem kui kuu aega. Kust te võtate selle jõu, et valmis saada? No, ma leian, et ööpäevas on 24 tundi. Sookust asja ei saa olema, et ta ei saa valmis, ta peab saama valmis ja ta saab valmis. See kõik. Ma panen kõik oma kapitali, mul ei ole ühtegi penni ei ole kuskil kassas raha, kõik oma kapitali panen selle sisse, et teha see valmis, mis mulle antud teha. On teil selline tunne, et te olete nagu välja valitud või saatuse poolt seda tööd tegema pandud? Mul ei ole selline tunne, vaid ma olen selles, nii kuidas ma teid näen, ma olen selles sügavalt veendunud. See oli 88. aastal 20. oktoobril öösse kella 5 ajal, kui pandi mul see mäng ette. Enam magama jään. Ütles Oiga naisele, ma tegin selgelt nägemast. Nüüd me läheme otsime selle koha üles. Me leidsime selle koha üles ja seisime siin varemete ees, kus kasvasid puud. Külm ilm oli tead ja pisik laps oli süles, et lasen siit kiiresti jalga siin kasvab muidu puud, kus suured nägesid. Ja esialgu ma ei teadnud, et mind saadeti siia, et ma ehitan selle muuseumini. See tuli mul 2 nädala pärast. Ja sellest hakkas kõik asi minema. Ja siin tegelikult, siin ehitada, siin saare peal, see on meeletu energia. Mul on mõni noormes abis olnud ka, nad lihtsalt kukuvad ära, kui see rasked tööd. Need sillavärgid, seal see kõik käsitsi, see segu ja kõik see tehtud, eks ole. Ja siin ka need paegi müürid ja päris raske töö. Ja siin on energia ja see on jumala tahe olnud. See on minu õnn. Minu õnn on see, et kui ma saan midagi osta ja ma näen, et see on üks osa meie rahva ajaloost, mida meie noored peavad teadma. Noored pead ju teadma, vabadussõjas väiksed koolipoisid läksid, jooksid koolist ära, et võita Eesti kätte vabadust. No nad peavad ju seda teadma, eks ole. No kui saukas muuseumid ei ole, kes seda räägib? Mul on hea meel, et siin on tuhanded koolinoored käinud. Paljud ei tea, vabadussõda üldse olnud. Aga nad lähevad siit ära ja pärast, kui te seda raamatut vaatad, mul on hea meel, et inimesed oskavad hinnata seda tööd, mis siin tehtud on. Kui palju te olete turult kraami ostnud kokku? Ma ei oska seda ütelda, kõik, mis mul on meeldinud seal ja mis muuseumis kõlbeks, rahakott on lubanud, ma olen ära ostnud. Ja paljud asjad salaja ostnud, nii naine ei teagi, sest et võidu pärast kisa kui palju. See oli nii, et läksin siis oma vana Mersuga talle järgi. Siis panin vana Mersu taha ja siis kui sain Rakvere tee risti, siis üks politseiauto tõmbis Ville kette teine taha ja kus te lähete?
ma tegin siis nalja, ma lähen Toompeale Korramajja, no üks loll seal, mida ka ta loll ei olnud, aga nad lihtsalt asjad naljast aru tead. See läks oma kabuuri kallale vaikselt selleks, aga mul oli siin Alvela Lembita komandöör, mul oli ka relvastatud kaitse kaasas. Noh, näitasid paberid värgid ette ja lasid siis ikka minema. Ja siis jõudsime Jägalasse, ma sõitsin umbes 60 kilomeetrit tunnis, kui käis üks lomps ja lõi kummil tüki välja, noh, aga siis 4 kandis ratast enam see vana Mersu ei vea. Siis vaatasin, üks paari kilomeetri kaugus üks talumaja paistab. Koputan ja daam tuleb välja, ma küsin, vabandaks, ma tohin te jõua kahuri panna. Oleksite see naise silmi näinud, need ei olnud enam niiviisi, need läksid teistpidi. Küsis, noh, sõda alganud või? Ma ütlesin, sõda pole kuskilt otsast, et näed, lukku asi juhtus. Oi, mul tuleb mees kell 12 koju, mis ta ütleb siis, kurat, kui kahur õues on. Tere! Mis teie jaoks tänases päevas niisugune oluline on? Üldse küsimusi peale jätta, ma tahan ainult selge vastuse saada. Mida te peate sellest mehest ja sellest muuseumist ja et te räägiksite nüüd oma sõnaga ja oma algusega? Kõige olulisem on see, et Johannes Ters on teinud üksi seda, millega riik ei ole hakkama saanud. Muidugi ta ei ole olnud üksi, tal on olnud Muinsuskaitseseltsi tugi, tal on olnud Akadeemilise Sõjaväeseltsi tugi, olen isegi käinud siin kive tõstmas ja laadimas ja muuseumid nii ideeliselt ja sisuliselt toetanud, aga tähtis on see, et Eesti riigis kui iseseisvas riigis on nüüd taas loodud midagi niisugust, mis igas riigis peab olema. Nimelt üks väike sõjamuuseum. Ja seda, et ühes riigis on üks sõjamuuseum või mitu sõjamuuseum, see on päris loomulik, seda häbeneda ei maksa, siin ei ole mitte midagi tegemist militarismiga, see on nende mälestuseks, kes on kannatanud, võidelnud ja langenud. See on meile innustuseks ja õpetuseks, sest ilma ajaloo mäluta rahvas ei püsi kaua. Mis on teie jaoks erilist selles, et üks mees ehitab ise muuseumi? Esimese ja ainsa sõjamuuseumi Eestis? No ma arvan, et see on kõige parem näide aegade muutumisest ja selles suhtes on see ääretult positiivne. Selleks, et meie ikkagi minevikku nagu selgemalt näidatakse inimestele ja on ka meeldiv, et see on toimub samal ajal sellise tähtsa sündmusega, nagu on Soome poiste ülemaailmne kokkutulek, mis on samuti väga oluline küsimus. Ilmselt küll. Aitäh teile. Alguses ma ei tulnud ka siia üldse, mõtlesin, et mina seda tegema ei hakka, et pole nagu millegi eest teha ja mis sa siin ikka niimoodi oma kätega teed üksinda ja et see töö on siin ikka niivõrd suur. Aga ma ei tea isegi, kui see vahelae valamine oli esimest korda, keldrile lae peale valamine, siis ma nagu tulin siia ja mõtlesin, et mul ei jää muud üle, ma pean aitama teda ja pean hakkama ka seda maja ehitama. Ja siis ma võin öelda, ma panin oma õla nagu alla selle maja ehitamisele, kuni siia maali välja nüüd. Ja te ei kahetsete seda teed? Ei, ma ei kahetse seda. Aga kui sa asetaksid ennast nüüd Tõrsi Johannese seisukohale, peaksid oma eramuuseumi looma. Kuidas sa välja tuleksid enda arvates? Ei tea, ei kujuta üldse ette, kui ma siin vaatan suure imestusega härra Tõrsi poole, et kui palju on tema ikka tõesti suutnud siin oma jõududega hästi praktiliselt oma kahe käega siin ära teha. Peaks see olema fanaatik? Jaa, loomulikult eks ikka. Aga see on ka ju nii, et kui sa oled juba nagu alustanud ja uurid neid materjale ja saad ikka küllalt suure vaevaga mõne asja, mis jääb muuseumi fondi, siis kuidagi järk-järgult see kuidagi annab ikkagi nagu jõudu ja lootust ja selles mõttes ei saa nagu enam pooleli jätta või ikkagi kuidagi niisugune hasart tekib või kohe. Kas sina just kardaksid konkurente?
Mina pole üldse selle peale mõtlenud, ma peaks kedagi kartma. Milleks ma peaks kartma? See on ju, mida rohkem muuseumid, eks ole, ütleme, mis sa räägid sõja ajalugu, sest Eestimaa on ju läbi aegade võidelnud oma vabaduse eest, on väga palju on ju siin igasugused, küll sakslased, küll taanlased ja kõik siit üle käinud venelased, eks ole. See on ajalugu. Ja võtame see meie Soome rahvast, ta on meid, ütleme, 5 korda nüüd suurem, eks ole. Soomes on ju kuskil 5-60 vahel on sõjamuuseum, väiksed sõjamuuseum, eks ole. Meie vabariigis pole ühtegi peale selle, mis nii, kasvab nagu väike puu, eks ole, kasvab, ütleme, väike tamm kasvab siit pargist välja, kasvab kunagi suureks, eks ole. Aga see peaks olema, sest et noori kasvatada ja rääkida nende, millega meie isad võitlesid vabaduse kätte. Kuidas nad võitlesid? Kuidas koolilapsed läksid võitled 4-5 aastat poisid tegid sõdas, võitlesid hingega ja surid oma kodumaa eest. Me peame seda teadvustama. Ma tahan seda teha väga ilusa veel, ma tahan see pargi korda teha, ta elab minu sees. Kõik see töö, mis siin teha, see elab minu sees ja ma pean selle tegema. Ma pean selle üles ehitama selle veteranide jaoks, noorte jaoks loen ka saalisi kõrval tegema, ma pean selle ära tegema. Ja kui see kõik on tehtud, see sild, kõik silla pead nii kord tehtud, nagu nad peavad olema, siis ma pean oma sünnikodu üles ehitama. Ega paremad maad pole kuskil maal kui suisel ajal Saaremaal. Ega paremad maad pole kuskil maal kui suisel ajal Saaremaal. Ja siis tõsisema siia merelminek oli 14 aastal läksin Kolbakova, see on sõukune kala vastuvõtu laev. Seisis Riialajas ankrus ja mõtlesin paadimeestele viige meid sinna peale, mina tahan minna merele. No viidi meid sinna peale ja viidi kapteni juurde. Ma ütlesin, et võtke mind laeva jungaks. Ütlesin, et kui vana sa oled? 14. Pojapojak, sa võt veel paar aastat kasvu. Ma ütlesin, et praegu võtta ei saa, sa oled alles 14 aastane. Aga kõige esimene suure meresõit nüüd? Kõige esimene suure meresõit oli, see oli 66. aasta sügisel läksin välja ja jõululaupäeval läksime Atlandile. Aga nüüd pead sa laeva maha müüma, sest sa oled otsustanud hakata muuseumi tööd tegema. No, võt asi on muidugi, merest on kahju, laevast on ka tegelikult kahju, sest et ma tunnen, et üks osa minu elust, võib-olla üks parem osa on olnud merele. Võt minu esiisad on ka kõik, eks ole, meremehed ja pärast vanastanud põllumehed ja eks see veri elab edasi. Ja ma tean, kui väike poiss oli sinna merele läkib, see oli sokune valu südames, vaata, see silmapilli taha, vaat sa pead sinna minema, vaata, siin sokune valu, ütleme, kui rändlinn, et ta tunneb, eks ole, nii on kevad, seal kuskil on kevad, eks ole, siis ma lendan siit 1000 kilomeetrit ja ma tulen ükskord jälle tagasi. Ja eks see saarlaste elu on ka selline, et sa lähed ja rändad mööda maailma tagasi, aga ikka ükskord tuled sa sinna ja ikka lähed oma koduõue ja mõtled ja saad sealt uut elamise jõudu edasi elamiseks ja viid oma lapsed sinna ja see on ikka sinu häll, sinu juured on seal. Me küll suurel maal võime teha suuri tegusi kõikesega, aga meie süda ja meie kõige paremad tunded jäävad ikka oma kodusse, oma koduhõu, oma kodumetsadesse, oma kodukraavidesse, kus on, ja oma kodutiikidesse, kus on seamulliga sõidetud ja... Ilma pika sissejuhatusest ta ütles, et tahaks hakata Vabadussõja muuseumi ehitama. 88. aastal, tuletage meelde. Tollal käis minu juures väga palju igasuguseid inimesi. Ja nad ise teate, eks ole, et mõnikord tuleb mitmesugused inimesi, kes tulevad mitmesuguste mõtetega. Ja ma vaatasin tükk aega ja mõtlesin, et huvitav. Küsisin seda käest, et kust te raha kavatsete võtta? Ta ütles, aga ma kasvatan sigu. Siis ma sellest hetkest ma muutusin väga tõsiseks, seda meest tuleb võtta täiesti tõsiselt. Kui ma küsisin ta käest, kui palju tal sigu on, siis mul ei olnud enam mingisugust kahtlust ja siin ilmselt midagi susiseb. Ja pikemalt mõtlemata andsin mina selle asjale oma õnnistuse nii palju, kui see minu õnnistus luges. Ütlesin talle õnn kaasa, mina toetan alati igal pool ja kõigega, millega ma saan. Ükskõik kuhu ta oma käed külge paneb, nii muutub see asi kullaks. Ma vaatan seda lühtrit siin üleval laes. Alles ma käisin seal all keldris, kui ta näitas mulle kuulipildujad, mismoodi kuulipildujad saab remontida. Kes oskavad nii lühtrit teha, kui ka kuulipildujad remontida. Aga vähe sellest, sellise mehe võib rahumeeli kirjutada
maailma Guinessi rekordite raamatusse, sest kõikide nende omaduste juures, kes remondib kuulipildujad, kes valmistab lühtrid, kes õue peale veab tankid, suudab see mees laulda aariaid nagu üks ooperilaulja. Olles sellises kohas, sellises muuseumis, millest ühtki teist Eestimaal ei ole selle sarnast, tulevad mulle meelde Anne Eenpalu sõnad, mis ta ütles tänase juubileri kohta, et see mees on teoinimene. On päevi möödunud ja öid. Aeg püüab lahutada meid. See tee on käidud, ees on sein. Ja seda vältida ei suudagi me, ei. Ma tean, et lahkuda ma võin. Lõpuks kartma lõin. Kui lootus kaob, siis on see kõik. Kui me alla